Tere tulemast kuulama järjekordset osa tulevikust täna. Seekord võtame ette jälle meie kõigi lemmikteema, milleks on elektrisüsteem. Ja kuna meil on siin olnud palju arutelusid selliste mõnede spetsiifilisemate elementide üle, nagu ülekoormus, tasu, sagedus, turg ja kõik muu siuke, siis mõtlesin, et võtaks selle teema nüüd nagu niimoodi ette ja arutaks seda korralikult nagu lahti, et selleks meil on ka 2 päris head külalist täna stuudios. Saate ennast ise tutvustada? Ma ei tea, kummalt poolt alustame? Ja tervist, mina Kalle Kilk Eleringist elektroenergeetika taustaga, nii et hea meelega räägiks reaktiivenergiast, kui võib. See on järgmine osa. Tere, mina Martti Hääl, Alexela juht ja las Kalle räägib elektroenergeetikast. Ja, eks ma mingil määral siis, kui ma selle saate mõttega alguses välja tulin, oli siis, kui tekkis selline kerge ping-pong meedias, teil olid kergelt erinevad arvamused või mitte erinevad arvamused, ilmtingimata, aga erinevad artiklid ilmusid siis ülekoormustasust ja selle nagu kasutamisest Eesti turul versus see, mida soomlased teevad. Ja siis ma mõtlesin, et tegelikult nagu, üldse võiks aru saada, kas me nagu räägime erinevast asjast või räägime samast asjast, sest mulle aeg-ajalt ei tunne, et seal natukene või seal on midagi nagu lost in communication. Aga selleks, et seda hakata nagu siin niimoodi debateerima, võib-olla võiks selle termini ja millest üldse tekib korra lahti seletada, selle ma annaks sulle, Kalle. Ja meelega. Et ma isegi hakkan veel kaugemast taustast pihta, et elektris Euroopa on seadnud sellise eesmärgi, et me võiks olla üle-euroopaline täiesti vabalt toimiv elektriturg, et võrgud ei võta selles mõttes ülepiirilise kaubanduse eest raha, et promoda just seda, et võimalikult palju soodsat ressurssi siis jagatakse erinevate piirkondade vahel. Ja siis see on kõik üle-euroopaliselt paika pandud täpselt sama loogikaga, et börsid on need, kes siis üritavad selle kõige soodsama energia jagunemise ära teha, ehk siis sinna pannakse kokku kõikide piirkondade tootmise ja tarbimise pakkumised ja nad kasutavad seda olemasolevat võrku nii nagu riikide vahel on. Ainult juhul, kui siis riikide vahel tegelikult seda ülekandevõimsust ei ole nii palju, kui turg tahaks ühest regioonist teise elektrit transportida, sest elektri tahab ikka liikuda odavamast tootmisregioonist kallima tarbimisregiooni poole. Ja kui nüüd see ülekandevõimsus, need liinid füüsiliselt ei lase nii palju läbi, kui turg tahaks üle kanda, siis börsil jääb teatud kogus raha üle. Ehk siis, et sellest odavamast regioonist müüakse elekter kallima regiooni tarbijatele siis natuke kallima hinnaga, aga odavama regiooni tootjad saavad ikka oma odavama regiooni hinna kätte. Ehk siis, et teatud kogus raha jääb üle. Ja selle sama Euroopa ühisturu loogika on siis see, et peaks tekitama motivatsiooni kõrvaldada sellised turutõkked. Ehk siis, et need ülepiirilised pudelikaelad tuleks teha võimalikult väikseks. Ja sellepärast ongi öeldud, et need börsiettevõtted, kes siis seda tootmist ja tarbimist omavahel kokku viivad, kelle kätte jääb see ülejääv raha, need annavad selle raha siis sellele piirangu tekitanud piiri mõlemal pool olevatele põhivõrkudele, pool ühele, pool teisele, annavad selle raha, ütlevad, et selle eesmärk peaks nüüd olema, et ehitage nüüd ülekandevõimsus suuremaks, et turg saaks paremini ja efektiivsemalt toimida. Ja ma saan aru, et seal on ka mingisugused erinevad meetodid, kuidas seda tehakse, erinevad reeglid, tingimused ja siin on nüüd siis see saatan detailides on ju, kus siis mõninga nagu arutelu on selle üle, et mida siis nagu teha. Ma saan aru, et Soome, kellel on see odavam pool nagu ja kellel nagu võib-olla ei ole ka nii suurt motti nagu seda toru laiemaks kohe teha, tema on nagu läinud seda teed, et vähendada oma inimeste võrgutasu. Et kui nad kunagi kaabli peavad ikkagi ehitama, et siis ju nad siis peavad selle raha kuskilt leidma. Sinul, Martti, oli sama mõte, et me võiks tegelikult seda ka Eestis teha, vähemalt mingis osas, mitte võib-olla kogu osas. Või äkki sa seetad see rohkem lahti? Jaa, ei. Mida me peaksime tegema on täitsa eraldi teema, eks ole. Peaksime tegema seda, mis oleks Eesti tarbijale ja Eesti majandusele kõige kasulikum. Aga mu üleskutse või ärgituse mõte oli tegelikult nagu mõelda selle peale, et kui 2019 kuni 2024 ehk 5-aastasel perioodil on Eesti Soome ühenduse pealt makstud 1 miljard 14 miljonit ülekoormustasu, siis kui palju sellest 1 miljardist, mis on siis 5 aasta jooksul kogutud, on päriselt läinud siis selleks, et vähendada seda pudelikaela, sest nii nagu Kalle täitsa nõus, kuidas Kalle seda kirjeldas, eks ole, mis selle eesmärk on, aga see raha peaks seda pudelikaela siis ka vähendama. Selles mõttes, et ei ole ju loogiline sama eesmärgi suhtes, et kogume raha, aga teeme midagi muud ja kogume siis edasi seal pudelikaelas, eks ole. Ja
teine nii-öelda minu üleskutse sisu, eks ole, oli see, et mõelda nüüd nagu finantstehniliselt, mis on kõik ka kasulikum, sest 5 aastaga on olnud meil siin riigis inflatsioon, suurusjärgus 40+%. Okei, kogu miljard ei ole olnud 5 aastat, eks ole ju kontol, aga see on kindlalt sadades miljonites, mis inflatsioon on seda ettemaksu juba ära söönud, eks ole ju nii-öelda tarbija vaates, mis ei ole pudelikaela vähendanud. Ja teine minu mure on see, et suheldes Fingriidi juhtidega, siis nemad ei näe täna veel, et nad oleksid isegi investeerimisotsuse nii-öelda protsessis, et seda Estlink 3 teha, mis vähendaks seda pudelikaela, eks ole ju siis olukorda, ehk teiste sõnadega vähendaks seda ülekoormustasu. Ja teiseks nad on veendunud, et sellest hetkest, kui nad otsuse teevad, vähemalt 10 aastat läheb realiseerimisele, et nemad täna tegelevad Aurora linkidega, eks ole ju Botnia lahel või enda ühendamisega rootslastega, ja sellel põhjusel nemad on jaganud selle nii-öelda ülekoormustasu tarbijale, sest nende seisukohalt on täiesti ühene, et targem on mitte lasta sellel nii-öelda ettemaksul kontol inflatsiooni poolt pureda, vaid see tuleks anda praegu majandusele ja tarbijale ja siis, kui me jõuame investeerimisotsuseni, siis kõige odavam viis investeerida on ju ikkagi omakapitali minimaalselt pannes ja võõrkapitali maksimaalselt pannes, sest see annab lõppkokkuvõttes kõige suurema võidu. Ehk see, mis minu arvates praeguses pildis valesti on see, et eeldatakse, et see raha, see miljard, mis 5 aastaga on tarbijalt siit korjatud, et see oleks nagu tasuta raha. Tegelikult ei ole, see on tegelikult Eesti inimeste ja äride nii-öelda omakapital. Sellel omakapitalil on üle 10% nii-öelda hind turul täitsa kindlasti, eks ole. Okei. 1,14 miljardit see pooleks on ümmarguselt 550 miljonit. On sul siis 550 miljonit kontol? Ei ole. Ma arvan, ma olen väga nõus sellega, et raha tuleb kasutada niimoodi, et tarbija jaoks oleks lõpphind kõige soodsam. Ja sellepärast ongi see, lisaks sellele Soome piirilt kogutud natuke üle 500 miljonile on kogunenud ka Läti piirilt raha, ehk siis, et kokku see summa, mis on Eleringile viimase 10 aasta jooksul, kui see süsteem on kehtinud, meil on antud suurusjärk 600 natuke peale miljonit. Päris täpselt numbrid peast ütle. Ja sellest 600 miljonist on siis just selleks, et elektri lõpphind oleks võimalikult väike, on kasutatud ära tänaseks umbes pool. Ja seda kasutataksegi ülepiiriliste võimsuste juurde ehitamiseks ja samamoodi piiri ülese kaubanduse finantsinstrumentide garanteerimiseks. Ehk ülepiirilisele kaubandusele on ette nähtud siis nimetatud hinnavahet minimeerivad tooted, FTR-id nimetatakse, ja nende FTR-ide rahastamine käib ka sealt kaudu, selle samast ülekoormustasust, et nüüd juhul, kui see ülepiiriline kaubanduse keegi soovib kaubelda, tahab, et tal oleks risk minimeeritud, ostab selle nii-öelda hinnavahe lepingu, kui tegelik hinnavahe osutub suuremaks, siis selle vahe me katame sellest samast ülekoormustasust. Et osa raha, mingisugune suurusjärk 30 miljonit on läinud sinna peale, ja enamus sellest rahast, mis me tegelikult ära oleme kasutanud, me oleme ära kasutanud reaalsete investeeringute tegemiseks, mis Eesti enda tarbija investeeringut siis on vähendanud. Seal hulgas on olnud Läti suunaliste liinide ehitus, sünkroniseerimise investeeringud, et jämedalt 300 miljonit me oleme investeerinud. Ehk siis, et sellest 600+ miljonist on pool on kasutatud tänaseks ära ja sellest ülejäänud 300 miljonist mitte see raha istu kontole ja kaota väärtust, vaid tegelikult me kasutame seda igapäevaseks äritegevuseks. Selle 300 miljoni asemel istub meil tegelikult kontol alla 100 miljoni, väike puhver peab ettevõttel alati olema, ja see ülejäänud 200+ miljonit me oleme kasutanud ära selleks, et selle võrra vähem võtta välisettevõtetelt laenu. Et Eleringi laenukoormus on harukordselt madal, ma ei tea ühtegi teist nii kapitalimahukat firmat, kellel on varasid mingisugune 1,6 miljardit ja kelle laen on alla 100 miljoni. Just tänu sellele, et me oleme saanud selle sama ülekoormustasu arvelt vähem laenata väljast, me hoiame suurusjärk 10 miljonit eurot aastast tarbija raha kokku. Et muidu me koguks 90 miljoni euro asemel aastas 100 miljonit tarbija käest, aga nüüd me kogume ainult 90. Et jah, me mõtleme täpselt samamoodi. Raha tuleb kasutada nii, et Eesti tarbija sellest võidab ja see ei seisa niisama ja ei kaota väärtust. Okei, sedasi Marti. Jaa, aga nii-öelda aktsiaselts Eleringi vaatest on see täitsa loogiline, mida Kalle ütleb. Eks? Kui me paneme selle suurde pilti, siis see sama raha, millega aktsiaselts Elering vähendas oma intressikulusid, tegelikult suurendasid kõigi Eesti elanike
finantskulusid, sellepärast et ettevõtted pidid selle ära maksma, tarbijad, eraisikud pidid selle ära maksma, ehk et see ongi täpselt see probleem, millele ma viitan, et me ei arvesta sellega, et see raha ei ole tegelikult ühiskonna jaoks tasuta raha, eks ole, et see on tegelikult nagu käibest, tarbimisest, investeeringutest välja läinud miljard, eks, ja see, kui Eesti kõige madalama riskireitinguga ettevõte, ehk see ettevõte, kes saaks kõige odavamat laenu välismaalt, on sellega vähendanud oma laenukoormust, see tegelikult suures pildis Eestis midagi, nagu see positiivne mõju ei ole, eks ole. Ma olen aru saanud, et laenukoormus läheb tariifi, kui seda ülekoormustasust teha mingid investeeringuid, siis ta ei lähe tariifi, et võib-olla see koht ka nagu, ma just üritangi aru saada, et mis on see, et kui selle kaudu vähendada nagu tariifi, et sa lisainvesteeringuid ei pane tariifi, siis mis on see meetod? Sa mõtled, et selle raha võiks panna pigem otse tariifi vähendamisse? Tuleme algusesse tagasi. Esimene on see, eks ole ju, et meil vist selle üle ei ole kellelgi vaidlus, et ülekoormustasu tuleks kasutada selle pudelikaela likvideerimiseks. See, millest Kalle rääkis, need on kõik võrgu ja süsteemihalduri seisukohast vajalikud asjad. Ükski neist ülekoormustasu ei vähenda. Ehk ükski seda pudelikaela ei vähenda. Eks ju, ehk tegelikkuses tänaseks need investeeringud, mida sa nimetsid, ma ei vaidle üldse selle vastu, et need on süsteemi seisukohalt olulised. Aga pudelikaela ta ei vähendanud. Mis tähendab, et tehti investeeringud ja pudelikael jäi samasuguseks, ehk annab järgmistel aastatel samamoodi 100-150 milli Eleringile. Vaidlen väga selgelt vastu. Kui vaadata täna, enamus nendest investeeringutest on läinud Läti suunaliste liinide tugevdamiseks. Miks see oli vajalik? Oli sellepärast, et Venemaa süsteemist ennast ära ühendamisega me tõmbasime päris suure osa enda põhja-lõuna suunalisest võimsusest tõmbasime ära. Et meil varasemalt oli võimalik kasutada kuskil suurusjärk 1000 megavatti ja valdav enamus sellest elektrist sai minna teiselt poolt Peipsit. Sünkroniseerimise käigus me Vene võrku enam kasutada ei saa ja selleks me pidime ehitama Läti suunalised võimsused piisavalt suureks, et oleks nad natukenegi võrreldavad Soome suunalise võimsusega, aga hoolimata sellest on Läti suunaline võimsus ikkagi liiga väike, nii et me tegelikult vähendasime ülekoormust, lihtsalt mitte seda, kus see varasemalt oli kogutud Soome poolt, vaid Läti poolt. Ehk et tegelikult see kasutuskoht on täiesti õige ja täna ma ikkagi juhin tähelepanu sellele, et täna meil on reaalne probleem, millest me võib-olla ka pärast räägime natuke, sagedusreservide turg, kus on teatud hinnapiigid sees ja päris paljud nendest piikidest on ka täna põhjustatud sellest, et meil on Eesti ja Läti vaheline ülekandevõimsus liiga väike ja kui me oleks jätnud selle raha investeerimata sinna Läti suunalistesse ühendustesse, oleks need reservikulud täna veel kordades suuremad. Et me oleme tegelikult Eesti ühiskonnale teinud just mõistliku otsuse, investeerides eelkõige sinna, kus on praegune probleem, ja Soome liini me investeerime siis, kui me saame valmis kõik Estlink 3 planeeringud niimoodi, et ega sinna praegu tegelikult kiiremini väga palju investeerida ei saagi, sest see protsess ongi pihta hakanud ju meil 2021. aasta alguses, siis kui need hinnaerinevused suured tekkisid, enne seda ma tuletan meelde. Kuni 20. aastani olid enamus pudelikaeltest olid just Läti pool, just, ja see hinnavahe tegelikult tuli selle energiakriisi käigus ja alles siis tuli aru saama, tegelikult on vaja Estlink 3 ja kohe pandi planeeringud asjad käima, et see protsess loomulikult võtabki 10+ aastat aega, aga et sinna suunas me kindlasti tegutseme. Aga väga õige, aga küsimus ongi selles, et see pudelikael, mis ennem oli Eesti-Läti vahel, see pudelikael liikus Eesti-Soome vahele ja Eesti-Läti vahelise ülekandevõimsuse suurendamisel Eesti-Soome vahel pudelikael suureneb. Et selles mõttes Läti tarbija vaates oli see suurepärane otsus, eks ole, ja kindlasti ei vaidle ma suga selles osas, mis puudutab süsteemi teenuseid, aga see on natukene vara siin mingisuguseid järeldusi teha selles mõttes, et mulle tundub, et ilmaprognoos on olnud täpsem sellel esimesel kvartalil kui ükskõik millise eksperdi prognoos selle turu avanemise suhtes, eks ole ju, et las see prognoos jääb prognoosiks, eks ole ju, me kõik saamegi aru, et me räägime prognoosidest, eks ole ju, ja tõde selgub ainult praktikas. Aga just selles ongi küsimus, et see tegelikkuses ju Eesti-Soome vahelist pudelikaela ei ole vähendanud ja ma viskan siia nagu õhku selle, et ma arvan, et kas 2035 Eesti-Soome vahele 3. lingi ehitamine on üldse Eesti tarbija huvides või ei ole. Seda ma täna ei oska lõpuni öelda. Kindlasti kõik, kes täna väidavad, et see igal juhul on kasulik, on samasugused prognoosivad 35. aasta ilma. See sõltub ikkagi väga oluliselt sellest, mis on
olnud energiaturu üldine areng, sealhulgas Eestis, aga ka üle teisel pool piiri ja milline on tootmisvõimsuste ja tarbimise nii-öelda proportsionaalne suhe erinevates nendes piirkondades, mida need ka välisühendused ühendavad. Aga öelda täna, et seda, et teda on täna vaja ja ta vähendaks ühiskonna kulu, selles ei ole kahtlust. Küsimus, kas teda 35. aastal tal see sama efekt on või on ta 35. aastal tegelikult koormiseks, ole ju tarbija vaates, sest selle maksab ju Eesti tarbija kinni lõpukseks. No ma tahaks siia tegelikult selle kommentaari öelda, et ma arvan, et see on natuke maailmavaate küsimus, et kas me usume sellesse, et Euroopa ühisturg on hea ja õige asi, mille nimel ongi vaja paremaid ühendusi või mitte. Ja vähemalt minu arusaam on see, et kui me liigume taastuvenergiasüsteemi suunas, siis uusi ühendusi on vaja igale poole alati juurde. See on selles loogikas, et seda taastuv ressurssi on erinevatel ajahetkedel hästi paljudes erinevates kohtades. Seda on ENTSO-E oma nendes 10 aasta arenguplaanides hinnanud 35. 40. aasta kohta, et sisuliselt kui me investeerime uutesse ülekandevõimsustesse, isegi täiesti anonüümselt mitte nagu cherry-pickingut tehes, et siia teeme, siia ei tee, vaid üldse igale poole selle eesmärgiga, et võimalikult üle Euroopa oleks täpselt sama hind. Kõik need investeeringud, mis me teeme, 1 euro investeeringu kohta tuleb 2 eurot tulu sellest nii-öelda energiaefektiivsusest, või ütleme sellest odavamast elektrihinnast, ehk siis, et basic loogika on see, et uusi ühendusi on mõistlik teha igale poole, vahet pole, et kas kitsalt vaadates alati sellel hetkel tundub, et parasjagu on mõistlik teha Soome poole või Läti poole, et seda valikut isegi liiga palju tasu afišeerida, sest see aegade jooksul muutubki hästi palju. Aastal 2014, kui me saime Estlink 2 valmis, kõik mõtlesid, et okei, sellega on finito, et meil ei ole kunagi elu sees, et Soome suunas ühte uut liini vaja teha, eks. 2020 vaadata, et oi, hinnavahed oli suur, ikkagi teeme. Nüüd 10 aasta pärast võib olla vastupidi. See muutubki ajas. Et meie baasloogika on see, et rohkem ühendusi, piisava taastuvenergiaga, see on see, mis tegelikult tulevikus hea hinna garanteerib. No, jällegi, teoorias olen nõus. Praktikas on siin, kui ei tee seda cherry-pickingut ja me ei pea silmas cherry-pickingu all mitte seda, et mida teed, mida ei tee, vaid mis asju teed, mis järjekorras. Sellest sõltub, kes on võitjad ja kes on kaotajad. Sellepärast, et võitjad on nende välisühenduste ehitamisel ja läbilaskevõime suurendamisel seal need regioonid, kus on ülejääk ja kaotajad need, kus on suurem defitsiit. Ja nüüd ongi küsimus selles, olgem ausad, ega siis nende ühenduste tekkimise järjekord või see, miks soomlased ei kiirusta Estlink 3-ga, me ju saame kõik sellest aru, eks ole, see on soomlaste rahvuslik huvi. Ja mu ainus üleskutse selles osas ongi olnud, et võib-olla oleks mõistlik ise samamoodi mõelda, nii nagu meie naabrid mõtlevad. Leedukate käest oleme me korduvalt saanud õppetunde sellest, kuidas rahvuslikes huvides on võimalik ka nii-öelda teha täiesti korrektseid otsuseid, aga ajastades neid niimoodi, et see oleks nii-öelda Leedu majandusele või Leedu ühiskonnale kõige kasulikum. Et see on pigem see, et mis ajal, mis asju teha ja see annab millise nii-öelda positiivse või negatiivse efekti, eks ole. See on selline nii-öelda üleskutse selles osas. See, et teoorias, kui ei ole mitte mingisuguseid takistusi energia liikumisel, et see annab kõige odavama hinna, selle teooriaga ei ole võimalik vaielda, eks ole ju. Aga küsimus on selles optimumis, kas nende ülekandevõimsuste loomisele tekkinud ühiskonna kulu on sellel perioodil, kui seda tehakse, see alguses ja lõpus on kõik lihtne. Vahepealses perioodis määrab see selle ja kuna me räägime siin aja teljel 5, 10, 15, 20 aastat mõõtkavast, eks ole ju, siis majandusühiskond ei pruugi nagu ära kannatada neid asju selles mõttes, et majandusprotsessid vahepeal muutuvad ja me võime olla nagu väga ebasootsas konkurentsipositsioonis liiga pikka aega ja teatud investeeringud liiguvad lihtsalt teistesse riikidesse ja siis, kui 15 aasta pärast kõik ongi kosher, siis selgub, et aga nüüd on mingisugused olukord on nii-öelda meie jaoks olnud keeruline. Sellepärast on oluline minu arust tinglikult üles igal aastal ümber hinnata, milliseid asju, millises järjekorras on mõistlik teha. No, tehniliselt nõus, aga kui nüüd võtta nagu sellena, et mis on see nagu alternatiiv, sellele, mis tehti, sellega, mida oleks võinud teha. Et ma saan aru, et sinu nagu kriitika natuke oli see, et kuna Elering, kes on hästi hea krediidireitinguga, saaks suht odavat laenu, et siis, kui oleks need investeeringud teinud laenuga ja oleks pannud selle raha, mis läks selle investeeringu
nagu oma osale praegult, või noh, mis tehti omast rahast nagu niinimetatud või sellest ülekoormustasust, et kui selle oleks teinud laenuga, noh siis ta oleks läinud esiteks tariifi, on ju, aga selle võrra oleks, noh ma ei tea, vähendanud ülekoormustasu rahade tõttu tariifi ennast. No tarbijal oleks olnud energiakulu. Ja, aga nüüd küsimus on selles on ju, et mis on selle, mis see nagu maht oleks olnud, ehk kui palju oleks selle kaudu umbes seda võinud teha, ma ei tea, kas seda on ju puusalt oskad öelda, aga ja teine asi on see, et mis on selle nagu tagajärg pärast, et noh, need võib Afri selles Tööandjate Keskliidu Afri uuringus, Afri on öelnud ülekoormustasu mõju keskmistatuna on Eesti tarbijale 7 € megavatt-tund. Ja see uuring on ausalt öelda vähemalt selle konkreetse hinnangu osas meil on päris palju kriitikat. Et me oskame seda ise väga hästi arutada, me ju saame näha, et kui meil on täna teada olev kogus, palju meil raha on, noh, meil on täna nii-öelda kasutatud reaalselt investeeringute jaoks nii nagu peab, pool ära, et me saame rääkida 300 miljonist, tõesti oletame. Kujutame näiteks, et me selle 300 miljoni kasutame täies ulatuses ära nüüd võrgutasu, Eleringi võrgutasu viimiseks 0. No sellest jagub kuskil, noh, ma ei tea, 2,5 aastat. Siis ongi võrgutasu 0 ja peale seda ma tõstan siis võrgutasu sellele tasemele tagasi, kus täna ja siis ma hakkan mingil hetkel tegema neid investeeringuid, mille jaoks ma muidu seda täna kogusin. Ja mis ma võitsin oli see, et noh, laenu, võtame, raha hind täna ongi mõistlikum, ma saan aru, et see väide ongi see, et mõistlikum on see raha täna ära kasutada, selle asemel, et teda hoida pangakontol nii-öelda mädanemas, eks. Kui ma teen pärast investeeringu ja mul seda ülekoormustasut enam ei ole, eks, siis ma panen selle investeeringu, panen endal reguleeritud varadesse ja hakkan koguma selle eest tarbija käest tasu. Ja tarbija käest ma tasu kogun mitte ainult see investeering ise, vaid vaki võrra lisaks, noh, selle kapitali tootluse võrra lisaks. Meil on see täna natuke üle 6%. Et ühesõnaga eeldus peaks olema see, et üleüldine keskmine inflatsioon peab olema kõrgem kui meie vak 6%, et see oleks tarbijale kasulik. Ja noh, ütleme, üle aegade keskmisena üle 6%, noh, ta ei ole väga-väga tihti, eks. Praegult oli natuke, aga kas ta siit edasi ka on muidugi omaette küsimus? Just jah, et ühesõnaga meie baasloogika on see, et selle raha täna ära kasutamine, mis ta toob kaasa, on see, et hiljem tuleb võrgutasu tõus oluliselt suurem, pluss, et me peame maksma siis kõik meie tarbijatena, peame maksma selle vaki võrra natukene seda investeeringut kinni omanikule, sest noh, nagu öeldud, Elering on aktsiaselts, omanik on sinna raha pannud, laenuandja on sinna raha pannud, et kõik nad tahavad oma raha natuke tagasi saada. See ongi päris huvitav, et kui on vaja, siis on aktsiaselts ja kui on vaja, siis on süsteemihaldur. Eks see ongi nende huvide nii-öelda küsimus, et kas on nii-öelda... Aga see on täiesti riigi valik selles mõttes, et kui riik tahaks, et me tegutseksime nii-öelda noh, nagu ministeeriumina, noh, Rootsis tegelikult ju Svenska Kraftnet põhimõtteliselt tegutsebki eelarvele asutusena. Et noh, et see on täiesti riigi valik, et kui riik ei taha sinna paigutatud raha nii-öelda noh, intressiga tagasi saada, siis ta võibki öelda, et kas tal on dividendi ootus või ei ole dividendi ootus? No nii ongi täpselt, no just, aga noh, et noh, neid valikuid peabki energiapoliitiks tegema, eks. No, ütleme, no, kui suur üldse praegult, ütleme, kui me taandame selle üldtarbija peale, palju see suur sellest võrgutasu komponendist Eleringi tasu on? Eleringi tasu on praegu suurusjärk 7% kogu lõpphinnast, mis on siis, noh, ütleme, see lõpphind on mingisugune 20 sendi kanti keskmisel kodutarbijal äkki ja sellest siis 1,4, jah. Aga ma ütlen, et vahet ei ole, ärme vaidle selle üle, kas see 7 € oli õige või vale number, eks ole. 1,4 on 14, nii et selles mõttes. Et ei, ma just mõtlesin seda. Selle Afri uuringu mõte oli see, et mitte, et me ei tee seda 8 või 3 aastaks, vaid nad ütlesid kuni 35. aastani kõikidel aastatel 7 € megavatti. Et poole võrra langetada? Ja just, et poole võrra ja 10 aastaks. Pooleks aastaks kaotas kogu ulatsus ära, enamus aega tal oligi nii-öelda 50% soodustus. Midagi umbes sellist, jah. Okei, no ja siis on see küsimus, et noh, et kui sa oleksid selle pannud nagu hiljem tariifi, siis ta oleks nagu kõrgem. Okei, ma arvan, et see laias laastus see jah, natukene tuleb selline osaliselt ideoloogiline. Seda, mis on Eleringi omaniku ootus, see on kusjuures nii teema, mis on ka laual hetkel, on ju. Aga noh, selles mõttes me peame muidugi seda karvastama, et riigi rahandusliku seisukoha mõttes. Noh, muidugi, see on nüüd üldisem küsimus, et kas see konkreetne dividend on täpselt see, mis on vajalik arvestades üldmõju muud, et see võib olla tegelikult selles mõttes koht, mida arutada, et võib-olla tõesti on mõttekas eeldada, et dividendi ootus on 0, selle võrra toome üldist sotsiaalmajanduslikku mõju üles, et see on tegelikult arutelu koht, mida mõelda. Küsimus on ju selles, et see on nagu karta nii-öelda tuleb ikkagi ju nagu väikeseid tulusid, mitte suuri kulusid, eks ole. Ja küsimus on ju praegu selles, et me nagu
majanduses on tunda, et energiasisend on tunnetuslikult nagu investeeringute tegemisel probleemiks. Ma ei räägi praegu mitte energeetika investeeringutes, see on eraldi teema ja turg, aga nii-öelda töötlev tööstus näiteks, eks ole, ehk kogu see pool, minu arust see Estonian Celli näide on väga lihtne, et samal ajal, kui Estonian Celli mehed kirjeldavad avalikult, mis on nende situatsioon ja võrdlus nende teiste analoogsete tehastega, eks ole, ju Skandinaavias ja Euroopas, nende endagi tehastega, meil ei ole mõtet samal ajal kirjutada kuhugile arengukavasse, et meil tuleb hirmus palju, eks ole, ju nii-öelda töötlevat tööstust, mis vajab odavat energiat. Ja see on jällegi see sama energiapoliitiline otsuse koht, eks ole, et ega võibki otsustada, see ei olegi meie jaoks, me ei saagi sellega hakkama nendel samadel objektiivsetel põhjustel, miks Põhjamaades on täna nii palju parem situatsioon, sest nad on 50 aastat suutnud teha, eks ole, ju tegelikult järjepidevalt nagu õiges suunas otsuseid, eks ole. No, see on natukene see koht, kus ma ikkagi tooks selle, et selle täna sellest nagu kõrgest energiasisendi hinnast väga suur komponent on olnud ikkagi elektri hind ise. No ülekoormustasu on elektri hind. Ja ma tean, aga point ongi selles, et vaata, kuna seal ei ole kiiret lahendust. Toru Soomega, kus see nagu kiirelt alla tuleks, me kiiremini kui 7 aastat ei saaks niikuinii teha. Et see on natuke see koht on, et see, et me kui me võrgutasu vähendame 7 euri megavatt-tund, et kas see on see nagu... Vaata, kui ettevõtted juhiks umbes samamoodi, et ettevõttel kriisisituatsioonis tulud vähenesid, eks ole, ja siis pead kuludega midagi tegema. Ja siis kui mõtled, pagan, et ma saaks siit ja sealt ja igalt poolt natukene, aga nagu päriselt nagu ühe rapsuga kogu probleeme ära lähen. Aga ma ei hakka siis üldse kuskilt otsast mitte midagi optimiseerima. Et selles mõttes minu jaoks sellist mõistet kui see, et kuna see üks asi ei lahenda kõike, kogu rehkendust, ärme siis sellega tegele. See ei ole minu jaoks nagu päris vastus. Sest jällegi, et siin on üks, võib-olla Kalle ütlebki õieti, religioon, mis puudutab seda, eks ole ju, kuidas pikas perspektiivis on ideoloogiliselt see asi mõeldud. Aga teine on see, et me ikkagi nagu, see 10 kvartalit majanduslangust ja see situatsioon, kus Eesti majandus, eks ole ju nii-öelda ja turg täna on, see ei ole mingi, see ei ole tegelikult nagu hea koht, eks ole ju Eestil tervikun olla. Kuidas siit saada võimalikult kiire start ja kas selle stardi kiirendus, nimetage topping, kui tahate, on see, et tõmbame need kulud aastaks või 2 või 3 nii alla nende meetoditega, mis on meil tehtavad, eks ole ju, selleks, et boostida siit nagu august tõusu. See on see, millele ma ärgitan seda vestlust. Ma saan suurepäraselt aru, et ega ülekoormustasust ei saa võrgutasu 10 aastaks nulli panna, ma arvutada oskan, eks ole. Point on selles, kas midagi on täna tehtav või istume käte peal, ütleme, et tegelikult väga midagi teha ei ole ja lähme samamoodi edasi, tõstame makse, eks ole, et sellega me tegelikult nagu ei aita, eks ole, ühiskonda. No siin antud juhul küll vist on see kontekst, et kui nüüd see sagedasturu teema ikkagi korraks nagu võtta, kui meil hakkab varsti saatajaga otsa saama, et sagedasturu prognoos oli 60 milli, see oli ühtedel eeldustel. Siis juhtus reaalsus, täna maksab Elering tegelikult selle sagedusturu kulu kinni. Ja see on see, kus... Tarbija maksab kinni. Elering ongi tarbija ettevõtte, nii et selles mõttes... Aktsiaselts oli... Aktsiaselts, mis toimetab ikkagi tarbija raha eest, et kõik meie tulud tulevad tarbija raha. Et selles mõttes, kui ta tuleb sellest ülekoormustasust, on ju, siis tarbija on selle eelnevalt elektri hinnas kinni maksnud teenuse, mis nüüd turule tuli, mida ta peaks hakkama muidu veel juurde maksma. Jah. Aga ta on enne maksnud selle kinni lootuses, et sellega vähendatakse tema tuleviku ülekoormustasu, eks ole. Just, aga antud juhul on ju vähendatakse tuleviku sagedusturutasu, mis oleks muidu sinna juurde tulnud. Selles mõttes, kui sa võtad selle elektri koguhinna, siis sealt ühe komponendi osas... See on sama kiire lahendus, millest me just räägime, eks ole. Just, et tegelikult see on seal nagu sees selle aasta jooksul, on ju. Ja nüüd on küsimus selles, et praegult käib ilge debatt selle üle, et võtame märtsi numbri, korrutame 12 ja see on tegelik... aga see on kahjuks see, kuidas seda esitatakse. Et ma saan aru, et see on nagu ilma prognoosimine, nagu me siin ukse taga rääkisime, et tahaks täpselt teada, mis ilm on 17. september, oleks fantastiline, aga nii täpselt ei suuda me keegi seda. Aga nüüd küsimus on selles, et sul tõenäoliselt on süsteemihaldurina mingisugune nagu nähtavus ette ikkagi olemas, et mis on selles osas ressurssidest nagu juurde tulemas, mis perspektiivis, ma tean, et see Kiisa juures ole suur akupank pidi alguses saama valmis vist veebruaris, on ju, nüüd on rükkus sügisesse. Kui ma õigesti mäletan, täpselt kuupäevi peast ei mäleta. Kuna me tegeleme samasuguse asja eelkvalifitseerimisele, siis me teame, et seal nagu
see on tehnoloogia, mille käivitamine ja käima jooksmine ja see võtab aega. Et selles ma isegi vaidlen, mõtlengi rohkem seda, et vaata, et kui sa teed selle prognoosi, et sa võtad 11 korda 12, on ju, et siis sa teed eeldus, et selle 12 kuu jooksul tuleb juurde 0 ressurssi, mis mina väidan, et see on nagu vale, on ju, midagi tuleb igal juhul, et nüüd küsimus on selles, et on sul sinna nagu natukene optikat sisse? Meil on, millest see sama 60 miljoni prognoos ka ju tuli, me selle tegime eelmise aasta mingi äkki augustikuus või meil on enam-vähem teada, et mis on täna olemasolevad ressursid Baltikumis. Meil on Baltikumi ühine turg, eks, ja meil oli see sama prognoos uute osas, et ega me uute osas liiga optimistlikud ka siis ei olnud. Me võtsimegi varuteguriga, et kõik tulevad niimoodi, väike pluss, eks. Aga mis oli meie prognoosis liiga optimistlik, oli see, mismoodi lätlased oma ressurssi kasutavad, sest neil on suurepärased hüdroressursid tegelikult olemas ja mis iganes põhjus see on, nad ei kasuta seda lihtsalt. Ja sellest on tegelikult kõige suurem vahe, mis on täna olemas. Me oleme seda korduvalt nendega rääkinud, et nad nii-öelda võtaksid ennast käsile, aga ma pole kindel, et kui hästi see tööle hakkab. Ja see on, ma arvan, kõige suurema mõjuga, et me küll näeme ressursse, aga me ei näe seda, et mis on nende ressursside omanike nii-öelda agendad seal taga, mille peale nad mängivad. Et me ei oska seda liiga hästi prognoosida. Ma arvan, et seal on nagu mitu tahku sellel nii-öelda sagedusturgude nii-öelda kuludel. Üks on see, et ühte osa seda kulu tegelikult tarbija maksab nüüd see jõuab tarbija hindadesse siin, ma arvan, mai-juuni jooksul, see on see, et bilansienergia hind, ütleme, et alustuseks 3-kordistus, vaatame, kuhu ta rahuneb seal 2-3 korra vahele, eks ole. Bilansienergia on see, kui tihti ma kuulen ka samamoodi ala Riigikogu või kuskil keegi räägib, et energiaettevõtete välja mõeldud kas kuutasu või marginaal või mis iganes nimi on, mis on välja mõeldud, eks ole, siis ilmsetist inimesed ei saa aru, eks ole ju, et tegelikult ju iga 15 minuti bilanssi teevad ju energiaettevõtted ja Elering on seal, ütleme, et olukorraks, kui energiaettevõtted hakkama ei saanud, eks ole, oma tööga, ütleme siis niimoodi, eks ole, kollektiivselt ja see on kõik kulu ja see kulu mitmekordistus, eks ole ju, ja see jõuab tarbija hinda, on juba jõudnud tegelikult ja jõuab järjest rohkem. Sagedusreservide kulude osas, ma arvan, et selle üle ei ole ju vaidlust, et päeva lõpuks see kõik jõuabki tarbijani ja kõik me saame suurepäraselt aru, et selleks, et blackouti ei oleks ja selleks, et elektri kvaliteet oleks piisav, eks ole, ju selle peabki tarbija kinni maksma, seda ju ei saagi teisiti sellele läheneda. Küsimus on lihtsalt selles, et see üleminek praegu selle veebruari nii-öelda muutusega. Ma kardan, et see on nii-öelda kõigi nende muude kulude kasvu valguses ja selles, kus me majandusega oleme, et see ajastus on olnud nii-öelda nagu selles mõttes asjaolude kokkulangemine, see ei ole ei Kalle süü, ei... sest kõik need sageduse see lahti ühendamine, kõik need olid ette mõeldud väga palju enne, kui kõik muu globaalpoliitika toimub. Varasemaks, eks ole. See on üks oluline osa tegelikult, et meil oli ju plaanis see sagedusreservide turg nii-öelda piloodina käivitada samamoodi 25. aasta algusest, selle eesmärgiga, et 25. lõpus teha sünk ära ja siis 23. aastal Leedu sõbrad ütlesid, et teeme varem. Aga selles mõttes, et siin ma arvan, et ongi selle ülekoormustasu seal kasutamine, et see algne suur volatiilsus ära süüa, et tarbija seda nagu otseselt ei pea kinni maksma. Aga ja nüüd me jõuamegi sinna, et ja siin on neid valikuid, eks ole, nagu see teematöö, mida te tellisite, oli 4 stsenaariumit, tegelikult suudab ilmselt nii palju, kui ütleme, välja suudad mõelda, eks ole, ju neid stsenaariumid. Minu arust, mis on nagu ülioluline, on seal samamoodi vaadata seda nagu suurt pilti. Praegu võiks nagu tunduda, et selleks, et tarbijat natuke säästa, eks ole, ju minna selle nii-öelda 4. stsenaariumi peale panna tootjale. Aga nüüd me jõuame ringiga tagasi sinna juurde, et... See jõuab ikka tarbijale. Aga ütleme nii, et ta jõuab väikse viivitusega, aga mis kõige hullem, ta oluliselt halvendab järjekordselt investeerimiskeskkonda sellepärast, et kõik tootmisinvesteeringud, meil riik võib nagu niimoodi öelda, et siit tuli, eks ole, selline number juurde. Ja see tähendab seda, et need investeeringud, mida me ootaksime, alustades akudest praegu, kui me räägime kiires kontekstis või taastuvenergeetikas või mis muud, need kõik nüüd mõtlevad korra, et ootame jälle natukene, eks ole, et me nagu lükkame tegelikult nagu seda lõplikku õiget lahendust sellega kaugemale või tekitame sinna ebakindlust, et see on see suur pilt. Ma arvan, et pigem on see, et praegult seda aega, et kuna me lükkasime selle aasta lõpuni, siis seda aega saabki kasutada selleks, et see debatt natukene võib-olla lahtisemalt ära pidada ja leida see kesktee, mis nagu tundub vähima võimaliku mõjuga lõpptarbijale lõpuks, sest tegelikult ka see, kui me nagu peletame eemale kohalikud tootjad, sest nemad saavad ebavõrdse konkurentsi riskis, nemad peavad maksa seda tasu ja teistes riikides tootjad ei pea, kui ülekoormust ei ole, siis see võrk tuleb mujalt siis lihtsalt või see elekter.
et selle debati peaks ära pidama enne, kui me 1. jaanuarist selle nagu käima paneme. Aga jällegi oleks äärmiselt oluline, et me teeksime seda mitte nüüd, et kui tekkis pool aastat justkui nagu aega, et siis teeme seda oktoobrist detsembrini, et seda oleks vaja teha enne suvevaheaega, sest tegelikult on kõigil vaja seda ettenähtavust, eks ole ju samamoodi nagu, kui ma tohin üleskutse, siis see sama FDR-ide teema, mida sa enne võtsid, eks ole ju, et et meil olid erinevad seisukohad, ma mõtlen energiaettevõtet ja Eleringil, siis me pöördusime Acerisse, Acer andis oma seisukoha, nüüd mu küsimus on, et kas see seisukoht läheb rakendamisele, eks ole ju, ja kui kiiresti automaatselt või peab hakkama mingisuguseid, ma ei tea, jälle nõudekirju vahetama. Seda me räägime Konkurentsiametiga läbi, sest Konkurentsiamet peaks siis nüüd selle Aceri opinioni osas mingisuguse enda seisuga moodustama, et me kuulame sealt kõigepealt ära, aga meil on enda arvamus tegelikult juba olemas, aga jah, et selle sama sagedusreservide, ütleme selle bilansiteenuse hinna osas, et vähemalt meie arusaam on, et hiljemalt mai lõpuks võiks saada selle konsensuse kätte. Et ongi natuke policy küsimus, et tegelikult energiapoliitiliselt me peame vaatama, et kas meil on natuke olulisem suunata ühes suunas või teises suunas neid kulusid, mõtlen, et tegelikult meie jaoks on oluline see, et me need reservid saaksime hangitud, et keegi nende eest maksab, et meil mingisugust süsteemi varustuskindluse probleemi ei teki ja leiame selle kõige mõistlikuma koha siis, kuhu need kulud allokeerida. Just. Kuulge, aga väga hea debatt oli, ma arvan, paneks rahulikult pool tundi veel, aga me võime seda teha ka regulaarselt, siis saame kõik Eesti mured ära lahendatud, mis muidu ei tööta. Aga suur tänu tulemast, et väga hea debatt oli, ma arvan. Aitäh.